tavalliselt alati läheb siis mingi pool lehekülg kaduma. Need on ilmselt jälle need pseudoarikanid. Osa on seal. No loomulikult, ma ütlen, et niisugused positsioonikamad, mina olen üks ja näed, positsioonikamad ära siin järjest on olnud. Ja ei tea, ilmselt tuleb siin hommiku habemajamise jaoks peegli asemele kasutada seda. Anname välja, pole häda midagi. Mismoodi sa seda sabliga seotud oled? Ma tean, et kogu aeg. Now, I'm triple legal. Много дождей было? Да. Много, а? А где зонтик? Нету. Нету зонтика? Уже зонтик. Пропили, а? Не пропили. Собрали. Собрали? О. Откуда вы? Эти мухи такие. Мухи? Комары мы называем. Вот, мы утром Москито, а? О. Оф надо использовать, да. Как это было? Вот, Янис, момент. Оф. А у меня коф. Надо использовать У меня тоже. Риги приехали с рижским пивом. Свой бачок с собой или завод? Три. Завод у нас. 3 завода. 3 завода и 3 бачка больших. Да. Ну как, хватит до конца? Хватит до конца. Ну, пару слов. Самый лучший водка, эстонский водка. Вируканге. Утром похмелье уже, а? 20 мотоциклов приехало с Латвии в этот раз. Jyväskylästä. Onko se niinku sotapyörä? No ei, tavallaan sotakäyttöähän tää on tehty, mutta ei tää on sodan jälkeen valmistettu. Se on varmaan talvisodasta jäänyt niinku. Joo, tää on Leningradista haettu. Leningradista haettu? Oh. Ei oo semmoista kaupunkia enää. Ei, mutta silloin oli kun haettiin. Tää on Neuvostoliitosta Leningradin kaupungista tuotu Suomeen. Ja kunto on ihan... Museon kilvissä nykyisin. En mä osaa muuta. Ei mitään kolareita, ei mitään. Ei ole, onneksi. Minkä näköisiä ongelmia ei ole? Kaikki on pelaa hyvin. Tärkeää tehdä perillä. Tärkeämpää joo, tehdään perille joo ja toinen kerta. Selvä. Joo. Ja Porista on lähetty keskiviikkona tai Porin läheltä Kokemäen reissumotorista. Ja kilometrejä tuli niinku... No Suomessa vähän yli 200 ja sitten tää 2,5 täällä. Että 4,5 ihan hyvät kilometrit. Selvä. Koffia vaan. Ja... Kohvia vähän jees. Kertaa Ykava-treffissä. Ensimmäinen kerta. Ensimmäinen. Kato, kun mä olen 3 vuoden työssä, niin mulla ei mahdollisuus lähteä. Mut mulla alkoi kesäloma, mä otin 4 tuntia förskottia ja lähdin tänne. No miten on tunnelma? Hyvä. Selvä. Mä olen aina tykännyt, mä olen Tallinnassa käynyt monta kertaa, mutta mun on tehnyt mieli aina kerran jossain täällä. Ja tossa kun me tultiin noita teitä, niin tuli mieleen ihan, niin ollaan kuin Ruissalossa. Joo, se on totta kyllä. On tammeja ja kaikki näitä muita jalopuita, mitä ei kasva Suomen, muuta kuin Ruissalossa. Eli Turussa. Kyllä sä sen tiedät mikä... Kyllä tiedän. Ei oo kyllä käynyt vielä, mutta joskus. Tulla käymään meillä. Niin varmasti. No, tervetuloa. Miten matka? No siinähän se ihan hyvin. No, kaikki hyvin ja? Joo, on kaikki hyvin. Meni paljon bensaa varmaan. No en mä tiedä, ei sitä kauhean paljon. Olutta meni varmaan enemmän. No kyllä on ainakin tähän mennessä. Rahallisesti. Rahallisesti mennyt. Meni olutta enemmän kuin bensa. Kuitenkin voi olla bensa, julmet, halpaa. Niin, tulee mennä. Vaikeasta sanoa vielä. Meillä kato maksaa, tämä bensa mitä mäkin käytän, niin se maksaa
5,80. 5 markkaa 80 penniä. Niin. Ja täällä se maksaa markka 10 penniä. Se on totta kyllä. Kyllä, totta. Ja mäkin olin öljyjalostamossa töissä, mä en tiedä mitä bensa maksaa. Olisi pitänyt ottaa semmonen säiliö mukavaa. Ei, mä heitän kaikki tavarat veksi, mulla on isot laukut tähän sivulle ja mä heitän kaikki tavarat veksi ja otan bensanne täyteen. Niin, se on parempi ostaa bensaa kuin viinaa mukaan. No ei sekään kyllä, sit kyllä mä otan viinaa enemmän. Viina on parempi vaihtoehto varmaan. On, totta kai. Sehän kuuluu oleellisesti tähän harrastukseen. Niin. No, kaukalta tulee tullut siihen? Jõgeva. Jokevalta, jah. No, kuidas läks teie sõit nagu? Pole veel sõitnud. Pole sõitki veel või? Jah. No, kuidas siis siia jõudsite? Masinaga siis, noh, normaalne. Normaalne? Jah. 6 No. inimest. Autoga, jah? Ja koer. Ja koer ka? Jah. Mis koer on? Sindi. No, Sindi on... Rottweiler. Rottweiler? Jah. No, see on röövel ju. Ei ole. Ei ole? Ilus koer. Väga suur. Hästi koolitatud. Jah. No, siin ma tean, et püksid jäävad terveks. Esimest korda olete Jõgeva treffil? Ja väga meeldib esimest korda. Ja väga meeldib? Jah. No, siis on kõik hästi. Aitäh teile. Palun. Kuidas siis on tunne tänapäeval? Tunne on lahja, ilm jääb külmaks. Kasukka vist selga panema? Õige. No kuidas siis on need, noh, ütleme, orgunnivärk nagu ja No paistab, et on tasemel. kas mootorratas ikka sõidab veel? Sõidab ikka. Kus ta pääseb, eks ju? Jaa. Noh, mootorratas peabki sõitma, kui mees teda tagant sunnib. Kus ta pääseb, eks ju? Teil on vist kindlasti juba vist 5. kord juba. Jõgeva treffil mõtlen. Jah, 5. kord tõesti. No ma olen ikka 1 aasta ikka võlga. No mis seal ikka? Harjutame. Kari või miks, kes? No, ei mä konkari ja selosta, mutta yksi asia, minkä mä äsken Igor Ellison sanoi, että mä on hieno paikka, kun he valitsivat tämän hienon Saaremaan. Mä olen ikäni laulunut ja hyrällyt ihan Saaremaan valssia. Yksi kunnitus Georg Gotsia kohtaan. Ja aina se, meidän juhannuksena aina juhannus alkoi, jos mä en kuullut juhannusvalssia, Saaremaan valssia, niin mä en kuullut mitään. Joo. Ja mulla ei ole sitä kappaletta parhaillaan. Mutta Ei ole CD-tä mukava. Mutta mä toisaalta sanon, että teillä on täällä kaunis puhdas luonto. Mä en olisi tullutkaan tätä uutta filmiä tekemään tänne, mun filmiä, Niin. tänne Viroon, jos te olisi ollut Saarimaalla. No saisiko kysyä, että monesko kerta on tuo Jõgeva treffille osallistuminen? Jõgeva on nyt 3. kerta ja mä kävin tässä kenraaliharjoituksissa jo viikko sitten ennen juhannusta. Me olimme Hiinemaalla Kiikikohtingissa. Kyläkeino. Se oli esilämmitys niinku, jah? Esilämmitys. Ei kun suomeksi sanotaan kenraaliharjoitukset. Ai jaa. Joo, toinen kerta treffeissä. Joo, miten on tunnelma? Täällä on ihan mukava. Mahtavaa. Täällähän on porukka semmoista sopivan löysää. Sopivan löysää. Sopivan löysää, ei oo kireetä. Niin. Näin se moottoripyöräilijät aina on. Näin on. Näin on. Muuten ei hermo lepää. No ei, ja sitten täälläkin on ikäraika, minäkin olen yli 50 ja pojan kanssa on liikkeellä, se on 23-vuotias. Tulitteko yksin vai pojan kanssa? Pojan kanssa tultiin Suomesta. Selvä. No, kiitos. Kiitos. Ja. From Italy. Long trip. How many thousand kilometers? 2750. Ai. Kilometer. Aha, 2750. Ja you are from Italy, what kind town? Torino? Torino, ja? Torino. Fiat. Fiat? And in Jõgeva treff you are first time? In Jõgeva treff? This meeting? First time? First time here? First time? È scritto a presidente. Ja. Ja. Okay. Thank you. Bye. How was the trip? It was alright, yes. And the police bike? There's no problem with the police at least.
no problem with the police at least. Because they watching you have a police bike, yeah? That's correct, yes. You are in Jokeva first time, That's right, yes. and you're driving here from... I'm from Sweden from beginning, but now I'm living in Tallinn, so... Oh, you have a shop in Viru Street, yeah? That is correct, yes. You Ah. know that one, yeah? I remember. I try your bike sometime. You're welcome. Sorry, go on. I driving your bike You have... Yeah, last, that's last right. year. That's right. Now I do remember why you're speaking about the police, yeah? Shh, nobody knows. And now engine is okay. Now it's working all right, yes. It was some... Tallinnast ikka, Tallinnast. Ja ma näen silti nagu, mis see tähendab? No see peaks olema arusaadav Raadio Kuku. See on... Tohib teie perekonnanime küsida? No, tohib küll, eesnimi on Peeter, perekonnanimi Mikkov. Mikkov, Märt Mikkov ikka tunnete? Väga ammu, väga ammu. Väga ammu, ei ole sugulane? On. Ongi või? Jaa. Ma tunnen teda, ma ütlen täpselt 40 aastat umbes. Ja teie saabus... Sellest ajast, kui tema sünnitusmajast koju saabus. Ma olin tast natuke vanem ja siiamaani. Selline küsimus vahepeal, et mitmes Jokeva treff teil on osa võtta? Esimene kord. Ma enne ei teadnudki jah, et ma olen midagi kuulnud, et toimuvad niisugused asjad, aga mul on nüüd siin tsiklimees sõber ja kes tundis huvi ja ma uurisin Jaan Rõõmussaare käest välja, et see toimub praegusel ajal ja siin ja otsustasime siis tulla ja me juba täna tegime Virtsu sadamast ühe otselülituse ka eetris. Ja kuidas on nagu muljed? No, positiivsed? Esialgu on mulje jah põhiliselt sõidust, aga see pilt, mis siin avaneb, see avaldab ikka jah väga uhket muljet avaldab küll. See on jah Eesti suurim mootorratta kogunemine. Jaa, ma usun seda. Ma täna aasta, no usume, et tuleb rohkem kui eelmine aasta. Palju eelmine aasta oli siis? 500 mootorratast. No ja siin on siis nüüd silma järgi hinnates 600. No, ma ei ole veel täpselt numbri... Ametlikke andmed ei tea, sellepärast ei ütle praegu midagi momendil. No, jääme ootama, kui siis need avaldatakse ka. Tahate äkki tervitusi saata kellegile? Tervitusi? No, kõikidele toredatele inimestele, on nad siis parasjagu sikliga või ei ole. Aitäh teile! Palun, palun! Kõnele vähem. Ei ole enam. Läksid ära? No ma veel püüan ikka. Kas oled ikka üle? Ära vilmi seda praegu. Päris suur punt, jah? Nagu üleensä, et monesko kerta Jokeva treffistä niinku ja... Onko ensimmäinen kerta Jokeva treff, kun tulette käymään? On eka kerta. No, varmaan on aikaista kysellä, että miten on tunnelmaa ja niin edelleen. Se varmaan huomenna selviää. Kyllä varmaan. Ja nyt olette tullut mistä päin Suomea? Savonlinnasta. Paljonko tekee kilometriä tänne asti? Paljon. Ei ole laskettu vielä. On. 700. Ei. 550. 550 kilometriä. Niin. Ja tulitte nyt 2 pyörän kanssa sieltä ja Savonlinnasta ja... Joo, meitä tuli Savonlinnasta yhteensä 6 pyörää. Toista on tullut jo aikaisemmin. Teillä oli lounastauko välillä. Joo, oli. Joo. Ollut montakin taukoa. Montakin taukoa. Te voisitte välettää minun miestänikin haastatella. Niin. Joo, iltaa. Ei, onkin ilta. Miten matka? Ihan hienosti. On kulunut bensa enemmän vai olutta? Ei olutta, ei ole kulunut. Bensa enemmän mennyt. Kyllä. Aikaa tullissa. Ja ensimmäinen kerta Jokeva treffissä. Kyllä. Mä kysyttäisitte huomenna tunnelmia. Huomenna kysyttäisiin, miten on niinku tilanne ja tunnelma ja niin edelleen. Toivottavasti hyvät tunnelmat, varmaankin. Hieno ilma. No, kiitos. Niin, tere! Tere. No, kuidas on sinun reis läinud Jokeva treffillä? Hästi. Kus Pertti on? Seal. Selge. Esimene Jokeva treff sinul vist? Jaa. Ja alles tulitte? No niin, pool tundi tagasi. Et vara veel öelda, kuidas olukord on, eks ju? Jaa. Selge. Aitäh! Ja alkuviikosta. Ja Ruotsin puolella, no sitähän nyt saattoi vettä sellainen 120 kilometriä ajettiin hyvässä vesisateessa ja onko se jo päällä?
Se on koko ajan päällä. Jaha. Joo. Loppumatka satamaan tulikin hyvin sitten pääsimme Tukholmasta Tallinnaan niin kuin aikataulun mukaan ja ajoimme Jökevälle ja majoitumme loisteliaasti ensimmäisen yön. Niin. Ja Annas tänne se kapula. Ja Jos ei ole salaisuus, niin monesko kerta Jökevä-treffissä? 5. kerta. 5. kerta? Joo. Ai jaa. No miten on niinku te kehittynyt sen hommaan? No, ensimmäinen vuosi oli vähän sellaista, huomasin jotain opettelua, mutta kyllä nyt on hyvät meiningit ollut nämä 4 viimeistä vuotta. Joo, pikkuhiljaa tää menee niinku. Menee aivan täysin kansainvälistä tasoa. Kiitos. Ja hyvin menee. Ja kilometri tullut paljon ajettua? Siis nytkö vai tänä kesänä? Tänä kesänä. 16 000. Missä on käyty? Unkarissa ja Saksassa. Viiniä vähän nautiskeltoja. No, olutta etupäässä. Etupäässä olutta. Just, jaa. Ja sulla on monesko kerta Jökevä-treffissä? On niin kuin 6. kerta. No oli se erikoistreffi, se 91. No selvä. Joo. Naavaparta ei ollut siellä. Sä ymmärrät kyllä. Kyllä. Joo. No kiitos. Me jatketaan tästä niinku. Hyvä, kiitos. Joo. Närvit läpi vai? Ai vielä ei ole. No mitpä Jökevä-treffi, no kun sinulla on osa võtta? 4. 4. Yeah. Ja siiani on kõik niinku moodis ja terve ja ymmargune jah? Niin kuin niksti. No sitä minä kuulottama jäin. Joo. Aitäh. Palun. Jökevä-treffi tulo on mennyt. Erittäin tullut. hyvin ja joka vuosi käydään ja aina käydään. Jatkossakin. Ja monesko kerta? 4. Selvä. Niin, 4. kerta se on, mutta kun se- ensimmäisellä kerralla mä en tiennyt, niin se jäi väliin. Mutta silloin kierrettiin Baltian maa. Sanomalehti ei tulematta vai? Joo, näin on. Ehdottomasti. Mä kysyn vähän naapurilta. No tere. Tere. No kuidas on tunne? No väga hea. Soodne, eks jah? Soodne hea. Ilm läks paremaks ja on Ja Jökevä-treffile tulete mitmes kord? teine kord. Ma usun, et tulete edaspidigi. No, kogu aeg, eelmine aasta käis esimest korda, nüüd noh. Aga te olete striptiisimees seal või? Jaa. Aitäh. Kyllä se ihan aito kolmas. This is a real Thomas Rhett. Pärast need turvamehed ära, kes mind sisse pole lasknud ja nüüd mul on kaart kaelas juba, las tulevad vaadata seda. Teil on nii kinnine üritus. No mis härrasmees arvab kogu sellest värgist siin väga? Fine. Väga fine või? No kuidas on teie arvates nagu mootorrattad nagu arenenud selle aja jooksul ja niisugune varustuse värk ja? Oma jaama, millega ma sõitsin, sellest ma ehitasin aiatraktori.
see seisab mul praegu aianurks, ma ehitasin teise veel, aga noh, teised on ilusad. No kuidas künnab? See Java mootor? See pole künnud, natuke käru sai vedada. Õli sai otsa? Jah, ja käigukahvlid läksid ka veel. Kas on kavatsust jätkata seda matkavärki veel? Ma olen nüüd maainimene, ma pean hommiku õhtul lehma lüpsama. Maalt hobusega? Aga veri on erk, nii et mis mind siia praegu ajas üldse, et ma, jah. Korralik vingugaas? Väike mõte on küll, aga lihtsalt ei jõua töödega nii palju eest ära, et... See on jah tänapäeval niimoodi. Tahaks veel iganes minna, aga lihtsalt ei saa, jah. Väike töömur on kaela peal, jah. Tähendab, nagu ma tean asjast, varasti sai kõvasti nagu mööda Venemaad ringi kolatud. Kas on midagi erksat meenutud äkki? Väga ei saanudki viimane makk, kui Arviga Karjalas käisime. Ja pärast seda ma kolisin ju kohe maale ära, juba jäi katki. Karpaatias käisime enne seda. Säsed tegid puhta vuugi? Säsed tegid puhta vuugi Karjalas või? Jaa, neid seal oli. Malaaria? See on rohkem Aafrika haigus. See on Aafrika, jah? Karjala ei ole Aafrika. No. Ja Saku Õlle reklaam, jah? Leping on olemas? Tegelikult ma oleks küll Saare Tömmu võtnud, aga mulle pistis see pius. See pius? Mis pius see oma? Jah, mis karu suus see karu. Selge, unikus. Noh, järgmine. Ja teil on nüüd esimene Jõgeva treff ka nagu osa võtta, nii vaadata siin, noh niimoodi? Ilmselt jah, ma ööbima ei jää, käin tiiru ära ja lähen õhtul talle tagasi. Võib-olla tulen homme linna ka. No mulje on nagu... Rääkige muljetest nagu selle lühikese aja jooksul, mis olete siin viibinud. Kõige suurem mulje on need turvamehed, kes mind sisse pole lasknud. See on mulje, jah? Jah, see on kõige elava mulje. Ma olen nii vähe siin olnud, et sain 2 sõna Urmase ja 2 sõna Igoriga rääkida ja siis juba püüdis Arvi mind kinni. Siis pandi punkt, jah? Ja praegu veel väga muljeid ei ole, aga ütleme paari tunni pärast räägin uusi muljeid. Rohkem... Ma isegi pole siit rivi vahelt läbi saanud käia veel. No läheks vaataks õige käigu pealt nagu. Kuidas see ilm... Miks on sõrmed õlised? Töö. CP koju? Sikkel läks laiali. Miks see nii? Teine mootorile vajan peale. Käigu pealt? No sõidu pealt niimoodi kiire käigu vahetus, mootor peale ja teine vahetus. See on juba saavutus, ma ütleks. Ei no ma ostsin kohe kiiresti vanamehe käest või mootori panin kohe peale. Ja kohe oli võtta? Ei no jah, ma sebisin natuke, asjad õige nupule vajutada, no midagi teha ei ole. Ja kuidas on mulje nagu tänapäeva sellest momendil, selle üritusest siin momendil niimoodi? Kõik, kurat, Rock-Summer, kõik. Rock-Summer on pask, jah? Kõik selle kõrval. Kõik on pask, noh. Üle selle. Punk on lahe, ülendab pask. See on üle prahi, siin pole midagi paremat. Ja Saku Rock on... Talverallist olen osa võtnud. Omal on ka mootorratas? On, alles veel. Milline? Java, 64. No tähendab, kuidas on esmamulje? Kaua olete viibinud nüüd siin? No matkamisega olen tegelenud peaaegu terve eluaeg. Nii et sõnaga käinud olen palju. NSVL avarustel? Jah, kuni Tallinnast Vladivostokki. Koos Ennuga. Koos Saigi Ennuga ja siis kogu kundiga. 13 000 tõesta oli. No ja siin Tallinnast Murmaskisse ja siis Kaukaasia, Krimm-Kaukaasia. Siberi sääsed? Kõik on ära käidud. Omal ajal. Nüüd enam pole saanud tükil ajal. Aga süda ikka ihkab kaherattalise järele? Ja on garaasis ainult vaja lailu sisse puhuda. Tolm maha rapputada? Joo, teisalt teine nüüd. Uued õlid bensud sisse ja? No ehk läheb... Kummidesse õhk ka? Kummidesse on veel vana aja sees. Vana õhk või? Vana õhk veel. Jaa, veneaegne õhk. Stagna õhk? Stagna õhk, jah. Muidugi. No tähendab nüüd vaadates siin ümbritsevad nii mootorrattaid, nii kuidas on mulje nagu tänapäeva tehnikast vaikselt nii? No vanasti sai neid pildi pealt vaadatud, kui keegi ajakirja tõi väljast, no nüüd vaatad siin koha peal juba. Nüüd saab ise katsuda ka juba? Nüüd näppida muidugi. Ja lausa sõita isegi? No praegu pole veel juhust olnud. No homme on võimalus kindlasti. Võib-olla küll, eks siis paistab, aga siis noh, nende kokkutulekute üleliidulistel, kui palju sai käidud vanasti ikka. Kus oli ka 300 siklit koos, oli kohutav arv, aga see oli kõva sõna juba siis? See oli hirmus kõva sõna. See oli hirmus kõva sõna, jah. No kavatset ikka jätkata selle mootorratta hobiga ikka veel? Ei tahaks küll, ära pole müünud ja ei plaani müüa ka ikkagi, nagu öeldakse, millegis puhkusele minna. Õige. Aga sellega nüüd enam ei kannata käia kuskil kaugemal. No 76 ei müüda ju?
Ka õige, 76 müüda ja need praamipileteid ei jõua ka enam osta, eks ole. Seda on. Nii et igal juhul ei tea, kuidas edasi saab, aga igal juhul see ajab jälle kangesti tahtmise peale, et tuleks hakata jälle tegelema ja käima. Nagu väljend ütleb, et old bikers never die, but kuidas see oligi, et lõhnavad hästi. No, aitäh teile!
ülesse. Paned jutu ka peale või? See mikrofon on seal sees. No, siis on korra. Jah. Ma võtan kaptrid, kus... No tere, armsad sõbrad. Jälle on taas aasta läinud ja
me oleme jälle koos. Ilm on meid soosinud ja meeleolu on meil mõnus, ainult et ma pole kunagi nii väsinud olnud. Ja ma ei ole kunagi nii õnnelik olnud, sellepärast et mul on fantastiline meeskond, kes veab välja kõige viimase peale ja on valmis minema kas minuga koos põhja või minema valmis minuga koos ülesse. Ma olen sellest väga tänulik ja ma kutsun enda juurde siia üles Urmas Kauniste, meie klubi pressisehv, meie hing, kes ei kuiva ka kõrbes. Tule seisa minu kõrvale. Ma tahan tänada kõiki oma sõpru ja mehi, kes on aidanud selle kokkutuleku juures, sest me kõik elame Saaremaalt eemal. Aga see koht on meile olnud selline tore, me tahtsime siin teha ja ma usun, et midagigi on tehtud, võib-olla halvasti oleks võinud paremini, aga see, mida me täna teeme teile, see on tulnud südamest. Sellest hetkest, kallid sõbrad, ma usaldan oma kogu selle autasustamise mu sõpradele, mõnusatele meestele. Palun, Urmas, Enn, Raido, olge head, hakake jagama autasusid. Kokkutuleku üldised tulemused. Osavõtjaid oli 582, sealhulgas naisi 178, mehi 404. Mootorrattaid sõitis kohale 359, nendest soolomootorrattaid 345, külgkorviga 11, motorollereid 2 ja mopeede 1. Riikide lõikes kõige rohkem osavõtjaid oli Soomest 279, teisel kohal Eesti 223, kolmas Läti 32, neljas Rootsi 19, viies Saksamaa 14, kuues Inglismaa 5, seitsmes Taani 3, kaheksas Itaalia 2, üheksas Prantsusmaa 2, 10. Kanada 1, 11. Kreeka 1 ja 12. Nicaragua 1. Kaugemalt kohale tulnud eestlane Riho Sügis 450 kilomeetrit. Kaugemalt kohale tulnud naine soolomootorrattaga Inga Tarto 790 kilomeetrit. Kõige kaugemalt külgkorviga kohale sõitnud eestlane Erki Sahk 378 kilomeetrit. Ja Richard Seemel 65 aastat vana. Virolaisten vanniosaattaja 56-vuotias Seemel. The oldest Estonian participant, 56 years old. Noorim välismaalane Petja Voojärvi 5 aastat vana. Ma ei tea. Petja Voojärvi. Igal juhul peresse läks. Noorim. See sai kätte. Karsel sai siis noorim Viro. Juhtkond tahab ära märkida ka Eesti teiste motomatkaklubide head tööd ja selle puhul antakse väiksed meened nende klubide eestvedajatele. Otepää klubi Argo Raid, siis on Äksi klubi Meelis Pärtelpoeg. Meillä on olla tällaisia virolaisia muita klubeja, joiden johtajat on tehnyt tosi paljon kanssa työtä tämän harrastuksen eteen. Raul Luigens. Raul on kindlasti kohapeal. Raul, tule siia. Niin, nyt kerhot on siis Otepään kerho ja sitten tää Äksin kerho ja sitten Motto Summerit. Tässä tää Raulille annetaan palkintoa. Appladia kovasti. Ja neljas ära märgitav klubi on Touring Estonia Motoclub Ville Arumäe. Onko Ville? Ville on täällä.
Karin Estonia. Pean niisuguse võtte tegema. Ammu koju tahaks. Ei taha, ega kodu ei tule meelde. Ei tule meeldegi, jah. Ja niimoodi kui rahulikult istuda saab. Ilus ilm. Ja, siis muidugi. Nii et noormehed, kuhu poole me siis ikka läheme nüüd siis jälle? Rakvere jälle. Rakvere jälle. Rakvere tagasi. Kas see matk tähendab kohalik, mis ta nimi ongi, Jõgeva trehv on siis nüüd läbi oldud ja siis niimoodi jõuame koju ka kunagi? Ei no niimoodi me tulime ja... Järgmiseks Jõgeva trehvil. Tähendab, et järgmisel Jõgeva trehvil, kuidas te siis esinete? Kas teil on tõukemeeskond suurem või kuidas? Ei, sikleid rohkem. Sikleid rohkem, ahah, et iga mees siis tõukab juba oma siklit, jah? Aga nüüd tõukad alles kolmekesi ühte veel, eks ole, jah? Noh, Eesti elu läheb edasi, see on selge ju, eks ole, siis lähme jõukamaks, tore. Jaa. No niin, näkemiin ja kiitoksia. Joo, samat sanat. Ja ensi vuonna uudestaan. Ensi vuonna uudestaan, joo, no siis...
kurjakuulutava pilguga. Mine tea, kes seal mootorrataste seljas sõidavad. Mootorratturid ise on oma tsiklite kaherattaliste sõprade üle äärmiselt uhked. No tõepoolest, kui ilmad on ilusad, mida parem on ette kujutada, kui mootorrattaga ringi sõita. Seda enam, et liiklus on läinud niivõrd tihedaks, et mootorrattaga paraku jõuab lihtsalt kiiremini kohale. Tõsi küll, meil ei ole mootorrattas veel tarbese, ta on pigem hobi, elustiil, mida iganes, kuidas tahate. Juba võrdlemisi ammu korraldatakse Jõgeva treffi nimetuse all motomatkajate ja üldse tsiklifännide kokkutulekuid. Jõgeva treff just sellepärast, et esimene taoline kokkutulek toimus juba aastaid tagasi Jõgeval. Nimi on säilitatud, küll aga toimus sellel aastal see kokkusaamine Saaremaal. Tsikleid oli kokku tulnud umbes 700 erinevatest riikidest, erinevaid tsikleid, kõike seda, mida seal toimus, näete kohe Bill Westeri vahendusel, niisiis tsikli kokkutulekult Saaremaalt meie järgmine saade. There's a hostage situation on Alcatraz. Get ready to rock. Fire. From Don Simpson and Jerry Bruckheimer, the producers of Top Gun and Crimson Tide. Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris. The Rock, directed by Michael Bay. Inimeste erinevaid harrastusi ehk hobisid on maailmas tuhandeid. Sugugi enamuses pole siinjuures selliste tegevuste osakaal, millega seotus ühendaks nõnda erinevate eluteedega ning tegevusvaldkondadega inimesi. Ühest sellisest motomatkamisest tulebki järgnevalt juttu. Eelkõige seepärast, et laiemale avalikkusele veidikenegi kergitada motomatkamise salapärast taustakardinat ja ärgem häbenege ka seetõttu, et kummutada ülepingutatud negatiivset suhtumist tsiklitega reisijatesse. Head võimalust selleks andis iga-aastane Eesti suurim motokokkutulek nimega Jõgeva treff, mis seekord toimus looduskaunis Karujärve kandis. Samal augustikuu reede õhtul, mille trükki ootas järgmisel hommikul Eesti Päevalehes ilmuv hirmuäratav artikkel Põhja-Euroopa tsiklikängide vainuajast, oli Virtsu Kuivastu mandripoolses praamisadamas tavapärasest nädala lõpusaginast veelgi suurem elevus. Saaremaale rahvusvahelisele motomatkajate kokkutulekule oodati minevat mitutsada mootorratast. Ei salga, et esimesed kaadrid sai TV3 võttegrupilgi teatava ettevaatlikkusega üles võetud, kuid peagi distants kokkutulekule minejatega kadus. Praamil, millega teekonda üritusele alustasime, võis mitmekümne terasratsu valdajate seas kuulda Eesti, Soome, Inglise, Rootsi ja vene keelt. Kuigi tegemist oli kogenud mototuristidega ja paljud neist Eestis juba mitmendat korda olid, oodati huviga nende poolt veel avastamata Saaremaad. Ja ehk olekski praegu õige hetk veidi Eesti motomatka ajalookaant kergitada. Esimene tsikkel saabus Eestisse 101 aasta eest ning esimesed suuremad 4 täheldatud motomatkamisega tegelenud klubi. Nende nime leiame 41 aasta tagusest minevikust. Eesti motomatkajate seni pikim matk sooritati 1975. aastal Tallinnast Vladivostokki, see kestis 58 päeva ja ulatus 13 000 kilomeetrini. 92. aastal loodi aga iseseisev Eesti motomatkajate klubi ning korraldama hakati rahvusvahelisi kokkutulekuid nimetuse all Jõgeva treff. Aasta-aastalt on sellel osalejate arv aga kasvanud ning tänavu kasvas see juba üle 600. Aga sellest juba veidi hiljem, kui oleme jõudnud sihtpunkti Karujärve äärde. Kuivastu sadam Muhumaal võttis saabujaid vastu kena päikese ning mandri poole suunduvate uudistajate fotoaparaatide sähvatusega. Ning kui piirivalvekontroll meil vaid nõukogude aegsete mineviku mälestustesse jääb, siis motomatkajaid oli kohalik võim siiski ka seekord dokumentikontrollist läbi saata otsustanud. Mine tea, ehk lihtsalt hea kavatsusega tutvustada võõramaalastele Saaremaale reisimise ajaloo juurde kuulunud kohustuslikku punkti. Ja kui see läbitud, seisid tsiklitel ees veel 100 kilomeetrit maanteematka, et sihtpunkti Karujärve äärde jõuda. Ja lõpuks oleme sihtpunktis. Laagrilatsile saabujaid võttis väravas vastu Eesti motomatkajate klubi eesotsas selle presidendi Igor Ellissoni ja sekretäri Urmas Kaunistega. Esimesed rõõmsad taaskohtumised, siis tsikkel ühisesse parklasse, seejärel telgid püsti ja kotid kämpingusse. Ning oligi aeg seada sammud esinemislava juurde, kus saabunuid juba ansambel Columbus Chris reisiväsimust välja lõõgastuma ootas.
against the slum. You gotta have something that's really hard. With the one you love, you make a romance. All day long you wanted to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round it goes. Hey, hey, rock and roll. You're living it from the days of old. Long live rock and roll. Beat on the drums loud and bold. Rock, rock, rock and roll. Feeling it there, body and soul. Hey, hey, rock and roll. You're living it from the days of old. Long live rock and roll. Beat on the drums loud and bold. Rock, rock, rock and roll. Feeling it there, body and soul. There's a place on the kid I'm going, just as fast as my feet can fly. Gonna wait if you're going, leave a sinking ship behind. Come on a ride and win, we're going up around there. Laagriplatsile saabus matkajaid terve öö ja veel järgmisel hommikulgi, kui osalejaid kokku loeti 582, tsikleid 360. Erinevaid riigi silte oli 12 alates arvukamast osalejaskonnast Soomest ning lõpetades kaugemate tulijatega Kreekast, Kanadast, Nicaraguast. Ees ootas ürituse kulminatsioone, teekond ühises rivis Kuressaarde ning paraad läbi kesklinna. Jõgevatrehv, mis asi see on? No see on ühe mõttelaadiga ja harrastusega inimeste ülemaailmne, no ütleme niimoodi, või kokkutulek. Tavalise inimesele, kes selle üritusega lähedalt seotud ei ole, jätab ta omapärase mulje. Saaremaa ja Jõgevatrehv. Rääkige võib-olla lühidalt lahti, kuidas see asi alguse sai? No oli kaks sellist hullu meest, kes olid juba tuttavad väga kaua aega matkamisega ja nende kokkutulekatega, mis toimuvad Euroopa pinnal. Ja siis 5 aastat tagasi me otsustasime, et no miks me siin samamoodi ei saa teha. Ja see esimene kokkutulek korraldati Jõgevamaal ja me andsime sellele nimel Jõgevatrehv ja nüüd me kanname seda nimetust ümber Eesti, tutvustades siis kõikidele välismaa ja ka oma meestele ilusaid ja kauneid Eestimaa paiku. Aga üldse aasta 96 ja Karujärve ja Saaremaa, miks selline paik? See saarte peal tegemise asi oli päris pikalt õhus meie välismaa sõprade nagu suuna pealt ja otsisime ja vaatasime üht ja teist paika Eestimaal ja leidsime, et see Karujärve koht on antud hetkel parim. Kuidas käib üldse sellele üritusele osalejate kutsumine? Kas saate faksi laiali kogu maailma ja kuidas leiate üles need inimesed, kes just analoogilise mõtteviisiga ja mõttelaadiga elustiiliga on? No üleüldiselt nad tunnevad meid väga palju aastaid ja juba ennem seda. Ja mis meid ühendab see ja mis meid siia kokku toob, on see usaldus, et me teeme ära ja nad tulevad ilma kutsumata. Nad teavad seda, et me korraldame need üritused, see aeg, esimene nädalavahetus, augusti nädalavahetus on meil traditsiooniliselt paigas. Nimi on meil paigas, see kokkutulek on tänavu aasta esimest korda ülemaailmses motokalendris. Me korraldame näitustel oma osakondi ja seda kaudu. Mis on üldse selle ürituse mõte? Miks käiakse koos? No käiakse koos selleks, et saada oma sõprusele, vendlusele kinnitust. Ja kes teie ringkonda kuuluvad? No praktiliselt see skaala nii lai, kui ma hakkaksin neid kõik ette lugema, ütleme niimoodi, lihtsast töömehest kuni ülikooli õppejõuni välja. Ja millega sõidetakse, vaatame päris huvitavat tehnikat on siin alates
vanadest jaavadest kuni kõige moodsamad ja politsei tsikliteni välja. Nii ta on, täpselt nii lai on nende sõiduriistade skaala, kui palju neid maailmas tänapäeval toodetakse ja varemalt on toodetud. No konkreetselt sellest aastast kindlasti olete natukene uudistanud ka selle suure töö kõrvalt, mis on kohale toodud? No muidugi väga tugev mudel on BMW, mis on matkameeste juures väga soositud kui lihtne ja töökindel riistapuu. No kõik võimalikud Jaapani aretused, Honda Goldwing on selline kõva sõna, maanteeristleja. Eesti poistel muidugi tugev mark Java, Neprid, Uraalid. Sagin laagriplatsil elavnes. Pärast kosutavat hommikueinet kiirustati veel kord telki, et riietuda paraadvormi ning seada öö läbi puhanud terasratsu reisikorda. Kus kohast sa tulete? Jõgevalt. Jõgevalt, nii et Eesti inimesed? Ja Jõgeva treff 5 kord, mitmendat korda teie osalete? Ka 5. Sa räägid ka eesti keelt? Jaa. Mis nimi on? Merlis. No räägi, oled ise ka mootorrattaga sõitnud või oled istud seni taga? Seni olen taga istunud. Me olemme Saaremaalla. Joo, me tiedämme, että Kuressaari tämä leirintäaluepaikka. Se on tämä keskipaikalla täällä. Yksi hämmästynyt asia, että mä suomalaisena ihmettelen, kun teillä on sauna täällä. Mistä? Se on aika suuri puute. Muuten kaikki hienosti, mutta sauna puuttuu. Se on paljon suomalaiselle. Pitäis vähän etsiä. Täällä Saaremaalla mun mielestä on kyllä sauna. Mutta täällä leirintäalueella ei ole kuulemaan. Что это за программа телевидения? Ребята, я уже эстонский герой, я знаю. Не по вчерашнему дню. Уже тут были некоторые моменты. Вы сами из Латвии? Я с Латвии, да. Откуда с Латвии? Рига. Рига. И на мотоцикле сколько лет уже едете? Я ходить, курить, ездить на мотоцикле начал одновременно. Jõgeva treff on 5. aastat, mitmendat korda teie kaasas olete? No mina olen kunagi vana Jaavamees olnud, ütleme nii 65-ndatest ja siis mul on nagu teine noorus ja nüüd on teine mootorratas Yamaha 125. Nii et ajalugu on tugev. Mis on see, mis toob teid sellest seltskonda? No seltskond on niisugune, ütleme, hasartne asi, et nagu on jahimeestel jahiseltsid, mootorrattatele mootorrattad. Nad on ikkagi niisugused mehed, et kes neid ise putitavad, teevad, kohandavad ja sõidavad. Ja nende seltskonnas muidugi tunneme ennast küllaltki mugavalt. Kas on probleeme? Natuke murelik nägu on? Ei ole probleeme. No selle tsikliga vist tohiks probleemi olla. Sellel Hondal ma vaatan on hääl väga ilus ja kuigi palju ta peale võtab kiirult? No eks ta kuskil on Kalle Kahase võtab. Aga see Hondal on teatri hääled, see Mongraali teatri Honda. Tere hommikust! Tere! Kuidas meeleolu on? Meeleolu on väga hea. Kohe läheb kõvaks paraadiks? Hakkas nüüd paraadiks, aga ilm tuleb ilus vist. Tere hommikust! Kandis teie olete? Suomen Turusta. Suomi ja Turgu. Ja nyt täällä Saaremaalla ja Karujärvellä. Ensimmäistä kertaa Eestissä? Ei ensimmäistä kertaa. Tämä on 3. ralli meillä. Jõudu! Kus kohast teie tulnud olete? Sorry? Mitä? You are from? Ja mä tulen Järvenpäästä, Suomesta. Ja pitäisikö sen moottoripyörän nyt joka päivä niin putsata? Pitää olla puhtas. Pitäisi olla puhtas ennen kuin paraadin menet? Kyllä, ehdottomasti. Montako kuutioita sillä on? Se on 535 kuutiota. Ja minkälainen moottori, minkä vuodelta? Se on vuoden 89 Yamaha Virago. Ja täällä mun mielestäni sä et jää teellä. No ei jää teellä. Tere hommikust! Tere hommikust! Ka eesti keelt räägite, rõõm kuulda, et sellised ägedad tsiklid ja eesti keel. No, mis teha, eesti keel ikka, jah. No teil on oma tiim, ma vaatan siin, valmistute selleks paraadiks, kuhu paraadis kuulute? Esiridadesse, keskele, hoiate varju? No me hoiame ikka madalat profiili. Miks nõnda? No tühja sest suurest profiilist või esiridadest, no me ei ole nii kõvad fännid vast või. Esimest korda siis? Esimest korda, jah. Aga mis mulje on jätnud see esimene õhtu siin Karujärve ääres? Olid oodatud, huvitav või mis on mulje üldse olnud?
See on ikka mõnus äraolemise õhtu oli ja igaüks tegi, mida tahtis. Nii et õnneks ei olnud organisaatorid üle pingutada organiseerimisega ja ei olnud pioneerilaagri maleva kokkutulek ja täiesti normaalne vaba õhtu. Kui tohib küsida, millega ise tegelesite eile õhtul? Natuke õlut ja tantsu ja mis seal ikka. Ja täna plaanid? Täna lähme siis nüüd Kuressaarde ja vaatame, mis toimub. Saabus kokkulepitud aeg ning motomatkajad asusid maanteele ühisesse rivli, mille pikkuseks liikumatagi ligi kilomeeter oli ning startides 3 verstani venis. Kilomeetrise sõidu jooksul oli hulgaliselt uudistajaid ja tõesti, tee ääres oli, millele kaasa elada, mida vaadata. Lähenes Kuressaare linn. Aimata võis, et paraadi on vastu võtmas palju inimesi. Tõeliseks toredaks üllatuseks olid aga väliskülalistele faktid, et inimesi, lausa rahvamasse oli tee äärde küllaldaselt tulnud. Ja need saatsid motomatkajaid kuni Lossipargini välja. Ka Lossiplatsil oli uudistajaid palju, põhjus ka lihtne. Nõnda arvukat ja mitmekesist motoparki just iga päev ja nii ligitalt ei näe. Tere, kas Saaremaalt olete? Saaremaalt. Tulite jälgima, esimest korda näete sellist pilti vist? Esimest korda. No, mis mulje, esimese mulje ta jättis, kui nad läbi linna põristasid? Vapustav, eriti postele. Mul oli 2 possi kaasas, väikest possi. Mida ütleb selline punane tsikkel sulle? Ei tea. Huvitav pilt vist? Jaa. Oled ise kunagi mootorrattaga sõitnud? Sellistega küll ei ole. Aga muidu oled tavalisega? Olen. Kodus on sul endal olemas või vennal suurel? On 125. Kas Saaremaal on kunagi nii palju mootorrattaid olnud? Ei ole olnud. Te olete ise põline saarlane? On küll. Kas see tsiklite mürin, kolin täna ei häirinud te kuidagi? Ma tegin ise mürinad. Kuidas te mürinad tegite? Mootorrattaga. Te olete ka tsikliga siin? Jaa. Mis pill? Victoria. No te olete uurinud, ma vaatan siin tsiklet päris mitu minutit ja väga mõtlikult ringi käinud. Ei kas ma nii väga mõtlikult olen ringi käinud, aga lapselapsed olid täna kaasas ja tulime suvile spetsiaalselt linna, et vaadata seda suurt tsiklite paraade, mis Saaremaal vist on esmakordne. Küll nii palju mootorrattaid ühe korraga ja nii originaalseid ja üle kogu maailma marke on esitatud, nii et päris huvitav on vaadata, kui see oled eluaeg tehnikamees olnud ja tehnikaga eluaeg tegelenud, siis päris jahmatava mulje jätavad need tsiklid ja need inimesed üldse, kes üritust osa võtad ja tore vaadata, et selline üritus on korraldatud ja et neid fänne on ikka Eestimaal ka olemas, kes üritust osa võtavad. Tore üritus ja tore, et Saaremaal on. No teiega igipõline tehnikamees, nagu ütlete, missugune mark on jätnud kõige suurema mulje?
eks ikka Jaapani rattad vist on ikkagi siin vist kõige rohkem esindatud ja ma muid marke nii eriti pole nagu silmanudki, aga ikkagi Jaapani masinad on siin üle kõige. Muidugi Saksa masinad tahaks ka ikka vaadata, kuid neid on varem ka vaadata Euroopas, aga Harley on ju omaette lugu ja Saksa masinad on ka muidugi kihvtid masinad ja missugune on üldse meeleolu siin? Ei ole sellist tunnet, nii nagu filmidest olen vaadanud, et nüüd tulevad tsiklivennad ja kohe läheb suur möll lahti? Ei ole mingit möllu. Eila oli Kuressaares neid näha ja siin Mändjala teede peal oli näha ja väga korrektsed ja korralikult käituvad ja väga meeldib. Jääte igatahes ürituse juurde kuni lõpuni, ma usun? Aga loomulikult. Kellega me rääkisime? Mina olen Kuressaare linnavolikogu esimees Mati Põld. Jääte jälgima ka kontserti? Kindlasti. No natuke olete jälginud neid tsikleid, naisterahvastega on küll tegemist, aga küsin ikkagi, missugune neist kõige rohkem on meeldinud? On midagi erilist silma jäänud? Mootorratastest või meestest? Raske öelda, kui valid on, siis Yamaha, Honda on siin haruldased, niisugust, mida iga päev ei näe. Nii et tõesti on ilusad. Siiamaani rohkem reklaambrossüürid, kus on näinud olen, aga niimoodi käega ei ole saanud katsuda. Ja peale selle, kui ise näiteks vaadata seda, siis nagu teistmoodi suhtuminegi tekib. Alguses oli see suhtumine üldse nagu mootorratturitesse, nende kuraditesse, kuidas need on. Mootorratturitesse, need mustad inglid. Jaa, mustades inglid. See on nagu vanasti rääki kaardimängi. Jube! Kaardimängi oli nagu nii negatiivne. Aga mängitakse bridži, see on ju nii soliidne mäng, nii on mootorrattaga ka. Väimehel on mootorrattas, ütleb, et sina suhtusid ka minusse, kui mootorratta ostsin, et narkomaan oled, et see pole normaalne. Kas nüüd siis on ämmal ka väimehesse teine suhtumine hoopis pärast tänast päeva? No eks ikkagi meil on juba siis, kui mootorrattas sai ostetud ja juba siis natuke sai vaadatud teismoodi. Kokku tulekud, need annavad teise pildi. Ja nüüd olete siis siin, jälgite, see on alles esimene, ma kujutage ette, siin on 400 tsiklit, teil läheb vist muusu nädal aega sellega? Oi, ma ei oska öeldagi. Ma näen esimest korda niisuguseid suuri võimsaid rattaid. Ma kunagi siin noores peas, siis ma sõitsin Nõukogude ratastega ja Java rattaga olen ka proovinud. Missugune näeb ühe motomatka ja varustus välja? No motomatka ja varustus on nüüd ikka tükk maad laiem, aga siin võib-olla siis üks tavaline ratas, mis on niisugune vaese mehe harrikas siis, Vene Uraalist tehtud siin ringi ja püütud siin tabada seda stiili kõike igatepidi ära. Samal ajal, kui üks osa rahvast suure uudishimuga ühe ratta juures teise juurde liikus ja soovi korral tehnikavaldaja käest lisainfot kuulis, suundus osa matkal seltskonnast kontserdilava Pinkidele, kus Gunnar Graps Magnetic Bandiga ning ka saare rahvas oma igipõliseid laule ja tantse esitas. Väliskülalisi lihtsateks kõrvalvälgeteks ei jäetud, ka nemad said tantsumaitse suhu. Mis toob inimesi siia, väga erinevaid inimesi, erinevatel mootorratastel toob siia ühtselt ja ühes rivis sõitma? Tämä on väga hea kysymys. Siis me reisimootorrattas inimesi, me touring inimiset, me olemme niinku yksi hulka, eikö ole? Ja siis on ne teiset, kes soittavat selle ühe Amerikan rattakaa. Need voivat olla mitäkin muut, eikö ole? Mutta nendä hulkas on ka paljon korrallikut ihmiset ja se on natukene niin, että se on yksi sporttimuoto, eikö ole? Et kes soittaa niinku mingit road racing, kes soittaa niinku touring, kes soittaa motocross ja niin edasi. Ja touringin ihmiset, yksi kaikkus ne ovat, ne saavat kokku, niin ne on niinku, meillä on alati paljon röömsamt ja... Kus muidu käinud oled? Oi, mä olen kyllä käynyt päälle skandinaaviten maat, niin Nordkapissa ja Hispaniassa, Barcelonassa, Glasgowissa, Dublinissa, ja Keski-Euroopassa umbes iga maas, eikö ole? Johan Kunts, tulid oma silmaga kõike kaema? Jah, üritus on muljetavaldav. Ma arvan, et osavõitjaid on 1,5 korda rohkem kui eelmisel aastal ja nähes seda, ma arvan, et meie motomatkajate klubi ja meie
motomatkajate komisjon on täiesti võimeline läbi viima ka kõrgemal tasemel mototurismi üritusi, nagu näiteks FIM Motocamp, mida me tõenäoliselt taotleme siis niipea, kui see on võimalik. Nii et motomatkajad, need on täpselt samasugune osa motoföderatsioonis, nii nagu krossisõitjad, ringrajasõitjad. Ja loomulikult. Turismist saab aluse kogu motosport. Pärast Kuressaare ühist üritust oli matkajatel vaba voli, kes läks lähemalt tutvuma linnaga, kes võttis ette pikema retke tutvumaks kogu Saaremaa kaunite paikadega, et siis õhtuks taas laagriplatsile Karujärve ääres maanduda. Oli palju aga ka neid, kes otse Karujärve äärde suundusid ja neile pakkusid nüüd korraldajad enne õhtust kokkuvõtvat sõnavõttu mitmeid meelelahutuslikke võistlusi. Alates köieveost kuni nähtava etenduseni nimega kõige aeglasem sõitja, see on parim. Üldkokkuvõttes oli matkurite silmis rahulolu peegeldus. Tunti ennast vabalt, vahetati aasta jooksul saadud kogemusi ning pea ette ühes suust lubati ka tuleval aastal taas Jõgeva trehvile tulla. Jälle on taas aasta läinud ja me oleme jälle koos. Ilm on meid soosinud ja meeleolu on meil mõnus, ainult et ma pole kunagi nii väsinud olnud. Ja ma ei ole kunagi nii õnnelik olnud, sellepärast et mul on fantastiline meeskond, kes veab välja kõige viimase peale ja on valmis minema kas minuga koos põhja või valmis minuga koos ülesse. 5. Jõgeva trehvi autasustamisel märgiti ära kõik see, mis seekordset kokkutulekut iseloomustas. Osalejate arv 582, neist 178 naist, soolotsikleid 345, külghaagistega 11, motorollereid 2, mopeede 1. Enim osalejaid 279 oli Soomest, 223 Eestist, 32 Lätist ja 19 Rootsist. Ühise pere silme ette kutsuti ka näiteks kaugemalt tulnud eestlasi ja välismaalasi, vanim ja noorim osaleja, suurim motopere, suurima osalejaskonnaga motoklubi ja nii edasi ja nii edasi. 5. Jõgeva trehv on nüüd ajalugu. 6. toimub aga juba aasta pärast ning ürituse korraldajad loodavad, et tänase saate vaatajate seast järgmisel aastal hulgaliselt mõttekaaslasi Eesti motomatkajatega ühineb. Seekordse külalislahkuse eest tänavad kõik motomatkajad saarlasi. 6. Jõgeva trehv toimub aastal 97, kus sellest on vara rääkida. Kas aga ongi tähtsust, millises Eestimaa nurgas me siis kohtume?